Kell on saanud 7 ja hakkame siis jälle peale oma loengusarjadega. Vabandust, ma korraks ähm, ei saa seda heli maha võtta, kuna see on seotud selle rääkimisega. Okei. Nii et tere õhtust ja alustame jälle siis oma sügistalviste, kevadiste loengusarjadega. Et ilus suvi on möödas ja soe, mis pikalt pidas, on vist praegu ikkagi pöördumatult möödunud. Ja kõik, ma loodan, siis leiavad jälle aega olla rohkem tubased ja osaleda siis meie loengutel. Ja mina olen ikkagi endiselt Lea, olen Coral Clubi sõltumatu turustaja ja tänaseks teemaks on mul IPAC ehk siis teema, mis räägib immuunsusest ja immuunsuse tugevdamisest. Ja annan siis ka teada, nagu alati, et meie loeng salvestub ja on hiljem ka vajadusel järelvaadatav ja leitav Youtube'is. Immuunsus on siis selline teema, mis mulle endale väga meeldib. Ma olen tema kohta uurinud, olen iseenda taustal uurinud lihtsalt, et miks mul on aeg-ajalt sellised tervisehäired, nagu nad on ja kuidas need on just seotud immuunsusega. Ja mul tegelikult on mm, päris hea vastupidavus olnud just külmetushaigustele ja ma pole tõesti sellises kõrges palavikus ega haiguslehte vajavas olukorras olnud juba päris mitmeid kümneid aastaid. Ma arvan, et juba üle 20 vist hakkab siin täis saama. Küll aga viimasel ajal ikkagi tulevad sellised nohuperioodid. Nüüd alles suht hiljuti oli mul ka kuskil nädalale natukene pikem võib-olla köhaperiood ja need tekitavadki sellist täiendavat huvi, et mis nüüd toimub, mis on puudu ja miks need haigustekitajad mind ikkagi nagu kätte said ja kimbutama hakkasid. Ja siis sellisel taustal ma oma tänase loengu siis ette valmistasin ka. Ja ma ei kasuta liialt palju meditsiinilisi termineid, vaid see on rohkem sellise huvitatud inimese vaade immuunsusele ja võib-olla selle tõttu ka natukene lihtsamini mõistetav. Immuunsusest me oleme kõik siis ilmselt kuulnud, võib-olla ka lugenud ja me teame, et immuunsus tegelikult on siis keha loomulik kaitsevõime haigustekitajate ja kahjulike ainete vastu. Ja lihtsalt need kahjulikud tegelased siis, kes meid nagu ohustada võivad, on siis erinevad viirused, erinevad bakterid, erinevad algorganismid, näiteks nagu parasiidid või ka siis mikroskoopilised seened, näiteks hallitusseened. No me elame niivõrd nagu erilises keskkonnas praegu, mis ei ole kaugeltki enam steriilne ega selline puhas ja me peame kõikide nende teguritega arvestama ja ennast siis tegelikult ise nende vastu kaitsma. Ja kui need on kõik tegelased, kes meid ohustavad nagu väljastpoolt, siis tegelikult on veel üks kategooria, kelle eest immuunsüsteem ka meid ennast kaitseb ja need on inimese enda rakulised muutused organismis. Et ma arvan, et kõik on jälle kuulnud või kokku puutunud, et kui rakk on vigastatud, siis immuunsüsteem peaks selle raku hävitama ja kahjutuks tegema.
aga teinekord võtavad need vigastatud rakud võimust ja siis sealt võivad alguse saada päris sellised halvad haiguslikud protsessid ja taaskord siis tugev immuunsüsteem äh, likvideerib sellised olukorrad nii kaua, kuni ta suudab ja nii kaua, kuni need olukorrad siis ei hakka meie kehades võimust võtma. Nii et meie kehadel kõikidel on olemas võime ära tunda, neutraliseerida ja hävitada igasuguseid võõraid ja ohtlikke tegureid ja kogu selle eesmärk on siis tervist lihtsalt maksimaalselt hea hoida. Kes meid siis kaitseb kõige üldisemas plaanis? Immuunsus on siis ühelt poolt kaasasündinud immuunsus ja teiselt poolt on ta omandatud immuunsus. Ja kaasasündinud immuunsus on siis selline, mille inimene saab või hakkab kaasa saama juba esiteks ema organismis arenedes ja kasvades ja teine osa tuleb siis loomuliku sünnituse käigus. Ja kui nüüd vaadata kõrvuti siis seda loomulikku sündimist ja keisrilõike teel sündimist, siis on kindlaks tehtud, et need lapsed, kes sünnivad loomulikul teel, nendel muutub immuunsüsteem kiiremini nagu kindlaks, ehk siis see küpseb kiiremini. Ja ta küpseb sellepärast kiiremini, et ta läbib seda sünnikanalit ja ta puutub seal ka kokku ema erinevate mikroobidega ja see avaldab siis omakorda mõju beebi mikrobiomi tekkele ja mitmekesisusele ja need lapsed siis, kes sünnivad keisrilõike teel, neil lihtsalt siis ei tule seda etappi kaasa, küll aga see ei tähenda, et nende immuunsüsteem oleks nõrgem. Nad saavad kaasa kõik ema käest selle, mis nad said kehas kasvades ja see teine osa immuunsüsteemist nende jaoks küpseb siis lihtsalt natukene aeglasemalt, aga nad saavad selle ikkagi kõik hiljem ka. Ja teine osa siis kaasasündinud immuunsusest tuleb veel beebidele läbi rinnapiima, nii et rinnapiima andmine lapsele on väga-väga oluline ja sealt ka saab ta siis endale vajalikke antikehi, erinevaid prebiootikume ja kasulikke baktereid, mis aitavad siis hiljem lihtsalt sellel kehal paremini toimida. Ja teine osa siis meie kaitsesüsteemist on siis omandatud immuunsus ja see on see, mis tekib siis kas mõne läbipõetud haiguse tagajärjel, kus keha omandab vajalikud kaitserakud ja antikehad ja teine on siis vaktsineerimine, mis seda omandatud immuunsust tekitab ja vaktsineerimise koha pealt siis iga inimene otsustab ise, kas tema läbib seda protsessi ja kui palju ta siis läbib. Täpselt samamoodi siis laste kohta ka kõik lapsevanemad ise otsustavad, kui palju nad oma lapsele sellist immuunsust nagu võimaldada soovivad. Aga siis otsesed meie kaitsjad on siis kõigepealt nahk, limaskestad ja maomahl. Siis on erinevad immuunrakud ja need siis ongi kas kaasasündinud või omandatud. Ja kolmas on põletikureaktsioon ja põletikureaktsioon on siis üks osa põletikureaktsioonist on palavik ja palavik on küll selline asi, mis näiteks minul üldse ei teki, ühegi selle nohuköha ajal pole palavikku tekkinud. Ja jällegi kui keha läheb palavikku, siis kehas temperatuur tõuseb ja see palavik on ka see, mis aitab immuunsüsteemil tugev olla, mis aitab neid haigustekitajaid hävitada. Küll aga, kui seda palavikku ei teki, siis on ka kaks võimalust. Esiteks, kui keha on liiga nõrk, siis ta ei suudagi seda palaviku reaktsiooni üldse esile
kutsuda ja siis jääb kehal selle palaviku kaudu tekkinud kaitserakkude hulk nagu saamata. Aga teine asi, kui keha ei ole nõrk, siis lihtsalt erinevad kaitserakud ja antikehad ja need sisemised sõdurid nii-öelda, need on nii piisavalt tugevad, et nad hävitavad selle haigustekitaja juba varem ära ja palavikul lihtsalt ei ole vaja tekkida. Nii et ja sellest annavad siis märku erinevad sellised tunnused, millest hiljem tuleb juttu ka. Ja mina enda puhul siis olengi tuvastanud, et minul lihtsalt need haigustunnused kaovad kõik piisavalt kiiresti, nii et see palavik ei pea tulema. Aga kuna ma olen ka tööandja ja mul on siis kaastöötajad, kes aeg-ajalt toovad mulle haiguslehti, siis on olnud niimoodi, et mu töötajal on siis palavik ja ta ütleb, et arst ei kirjuta mulle mitte ühtegi antibiootikumi ega ühtegi seda palaviku alandajat. Ja tegelikult ongi nii, et see palaviku hoidmine kehas teinekord ongi kasulik lihtsalt sellepärast, et keha võitleks läbi selle kuumuse siis selle haigusega. Aga kui võtta rohtudega see kuumus maha, siis lihtsalt keha kaotab ühe võitlusvahendi ja sellepärast siis mm, nagu otsustatakse mõnda aega seda palavikku hoida, aga kui see muidugi väga kaua juba kestma hakkab, siis hakatakse ikkagi selle vastu siis ravimeid ka andma. Nii et sellised on siis meie kaitsevalvurid, kes meil kogu aeg siis aitavad haigustekitajatega esimesena võidelda. Nii, ja inimese keskse immuunsüsteemi tähtsad elundid on siis see luuüdi ja tiimus või siis ka on selline sõna nagu tüümus ehk siis ta on harknääre. Kõiki neid kolme mõistet Eesti selles noh, sõnavaras kõnepruugis kasutatakse. Ja luuüdis tekivad siis erinevad kaitserakud ja harknäärmes ehk tiimuses need tugevnevad ja küpsevad siis tugevamaks. Ja kui need kaitserakud on valmis, siis nad liiguvad edasi vereringesse ja kudedesse ning teistesse elunditesse, kus nad hakkavad võitlema erinevate haigustekitajatega, mis meie kehasse on tunginud. Ja esimesena kaitseb meie keha siis nahk ja täpselt nii nagu kõikide teiste elundite korrashoidmine on oluline, on naha eest hoolt kandmine ka väga oluline, sest nahk ongi esimene barjäär organismi ja väliskeskkonna vahel ja kaasa arvatud siis immuunsüsteemi toimimise süsteemis. Kui aga nahk on kas kahjustunud või nõrk või siis jah, katki, et siis pääsevad haigustekitajad ka organismi ja nad võivad siis liikuda näiteks mandlitesse ja mandlid on siis esimene kurgukaitse. Minu meelest neid mandleid ka päris palju opereeritakse, aga need, kellel nad alles on, siis me mäletame kõik või on ka praegu, et esimesena kui kurk jääb haigeks, siis tekivad mandlite peale kollased täpid, jah, mis tähendab seda, et mandlitele tekivad mädaplekikesed ja vanasti oli siis angiin vist see haigus, kui mandlid haigeks jäid. Minul lõigati need ära 11. klassis ja huvitav oli see, et kui mul olid kogu aeg mandlid haiged ja kui need ära lõigati, siis kurk mul hiljem enam haigeks ei jäänud ja ei oskagi seda nagu millegiga seletada, aga jah, see angiini enam peale mandlite operatsiooni ei tulnud mulle. Nii et mandlid võtavad siis selle esimese löögi endale. Lümfisõlmed
jällegi, ma arvan, et enamus inimesi on tundnud seda, kui neil lümfisõlmed lähevad suureks ja see tähendab seda, et kui sinna satub siis mikroob, siis lümfisõlmed reageerivad sellele ja see paistetus ongi siis jälle immuunsüsteemi märguanne, et haigus on nagu tunginud kehasse. Siis lümfikoed kaitsevad limaskesti, meie soolestikku, hingamisteid ja ka kuseteid. Põrn on elund, mis reageerib vereringes olevatele haigustekitajatele ja põrn puhastab siis verd, filtreerib neid haigustekitajaid vereringest välja. Ja pimesool on siis tegelikult soolestiku mikrobioomi niisugune hoidla või pank, mis näiteks aitab pärast kõhulahtisust või antibiootikumi kuuri mikrofloorat taastada. Ja kui siin on öeldud ka, et see on koolitatud immuunrakkude asukoht, et kui muidu arvatakse, et pimesool on selline nagu noh, asjatu ripats inimese kehas, et kui me selle ära lõikame, ega midagi ei juhtu ka, siis tegelikult seni, kuni ta alles on tal väga oluline osa soolestiku töös ja mikrobiomi kvaliteedi hoidmisel. Küll aga saab keha hakkama ilma pimesooleta, et kui see põletiku tõttu peaks eemaldatama, siis ei ole vaja kehasse midagi muud enam sinna asemele panna, vaid keha ise saab pimesoole ülesannetega ka teid pidi hakkama. Nii et selleks, et meie koolitatud immuunrakud siis jõuaksid luuüdist ja hargnäärmest ilusti sinna, kus nad peavad jõudma, siis ongi meil vereringe ja lümfiringe vaja tähelepanu all hoida ja korras hoida ja lümfisüsteemi töökorra tähtsus on väga-väga oluline, et meie immuunsüsteem siis toimiks tõrgeteta või vähemalt oma parimal moel. Ja immuunsüsteemil on tõesti alati tööd, sellepärast et me elame tõesti väga mitmekesises elukeskkonnas ja me hingame sisse erinevas kvaliteedis õhku. Seal võivad olla erinevad viirused, seenosakesed. Me puudutame pindasid, kus on mikroobid ja kui nahk ongi mingi vigastusega, siis see mikroob pääsebki meie kehasse. Me saame kõikjalt kokkupuuteid erinevate kahjulike teguritega, mille vastu siis immuunsüsteem kogu aeg reageerib ja, ja tal on siis tõesti alati tööd. Ja see väide, mis siin faktina on, et ruumis olevas 1 kuupmeetris õhus võib sisalduda noh, kuni 7000 või rohkem mikroorganismi sõltuvalt aastaajast, et see on siis tõenäoliselt ühest mingist uuringust tulnud, aga tõesti meie maailma või keskkonna saastatus läheb kogu aeg ainult suuremaks ja suuremaks ja tõenäoliselt võivad need numbrid olla ka juba praegu suuremad. Nii, kas immuunsus sõltub meist või meie temast? Ja tõesti, mm, äh, siin ei ole kindlasti seda, et sõltub ainult meist või meie temast, vaid immuunsus sõltub tegelikult sellest, mis otsuseid me oma elustiili kohta langetame. Ja siit saabki kõik alguse ainult meie enda peast ja meie enda otsustest. Ja niipea, kui me hakkame alla andma elustiili osas, et me ei tegele enam piisaval määral füüsilise liikumisega või liigutamisega, kui me ei jälgi oma toitumist, kui me ei jälgi oma käitumismustreid, siis immuunsüsteem hakkab sellest kindlasti nagu sõltuma või toimet saama. Ja see on ainukene number 1 asi on meie valikud meie igapäevases elus.
ja siin on siis toodud välja, milline on siis nõrk immuunsus ja milline on tugev immuunsus. Aga nõrk immuunsus ei ole kindlasti mingisugune haigus, vaid on lihtsalt organismi olukord, kuidas ta reageerib haigustekitajate pealetungile. Ja siin ongi siis öeldud, et kui meil on sagedased, ägedad respiratoorsed viirushaigused, kui nad kulgevad tüsistustega ja kui nad vajavad pikaajalist ravi, siis järelikult inimesel lihtsalt ongi immuunsüsteem mingil põhjusel nõrgenenud. Neid tegureid vaatame ka natukene hiljem. Ja inimesel on tugev immuunsus siis, kui tal on need ägedad respiratoorsed viirushaigused mitte rohkem kui kaks korda aastas, kui see paranemine on kiire ja kui ei tule tüsistusi. Ja see oli siis üks slaid, mille põhjal mina nagu iseenda kohta sain aru, et minu immuunsusega on ikkagi kõik päris hästi, sellepärast et ma tõesti võtan seda nohu külge rohkem tegelikult küll sügisel, kevadel isegi vähem, aga mitte rohkem kindlasti kui üks-kaks korda aastas. Ma saan alati terveks nädalaga, kuni nädalaga rohkem pole läinud ja tüsistusi pole ka esinenud ja palavikku pole ka esinenud. Nii et minu meelest oli see selline väga toetav järeldus enda nagu tervisliku seisundi kohta. Küll aga ma tegelen suhteliselt järjekindlalt oma immuunsüsteemi hoidmisega. Et lihtsalt, kui hakkab see sügis ja külmad ilmad saabuma ja viirused lihtsalt seoses ilmastikuga rohkem nagu esile tulema ja levima, et siis see keha oleks selleks ette valmistatud. Nii, mis siis meie immuunsust võivad nõrgestada? Erinevad kahjulikud harjumused ja no alati tuuakse siin välja siis suitsetamine ja siis alkoholism ja tegelikult ka loomulikult väga toas olemine, värskes õhus ei käi, siis ei liigu kogu aeg, ainult kas istud või vaatad diivanil telekat. Et tugitoolisport siis tegelikult ikkagi ei ole see, mis immuunsüsteemi tugevdada aitab. Ja siis näiteks suitsetamine kahjustab hingamisteid ja limaskesti esimesena. Siis tasakaalustamata toitumine. Keha ei saa enam korralikult vitamiine ja mineraale ja tekib siis vähem antikehi ja soolestikuprobleemid ja keha peab jälle hakkama võitlema siis selle vitamiini puudusega ja ei saa enam piisavalt palju tähelepanu pöörata immuunsüsteemile. Stress, meie selline väga levinud igapäevane partner ja eks see on leidnud hästi palju kajastust ka erinevate nurkade alt ja ei lähe ka immuunsüsteemi nagu jutu juures ei saa sellest mööda minna ja stress iseenesest siis väheneb immuunteerakkude aktiivsust ja keha kaitsevõime nõrgeneb. Unevaegus täpselt samamoodi vähendab T-rakkude arvu, mis on siis meie omandatud immuunsüsteemi kaitserakud. Vanus on üldse selline tegur, mis inimese organismis hakkab märku andma siis kas tahad või ei taha, aga mingil ajahetkel ikkagi keha hakkab järele andma, kas või siis erinevate vitamiinide enda tootmisel või siis jah, enda tootmisel ja immuunsüsteem nõrgeneb eaga, tekib uusi vähem kaitserakke, antikehi ja keha taastub ka aeglasemalt. Aga samas, mida rohkem me ikkagi oma elustiili eest hoolt kanname, seda kauem keha saab ka iseendaga paremini hakkama.
Siis vigastuste ja traumadega on nii, et mida suurem on see vigastus, seda rohkem keha tegeleb selle vigastusega ja keha tähelepanu ongi suuremal probleemil ja tal on vähem energiat nakkuste vastu võitlemiseks, et kui selle traumaga koos peaks tulema näiteks viirushaigus või viiruse tekitajad, et siis lihtsalt keha on hetkel nõrgestatud ja ilmselt see eh, viirushaigus pääseb lihtsamini siis kehasse ja löögile. Siis erinevad kroonilised haigused tekitavad siis selle, et meie toitained ei jõua sinna, kuhu nad peavad jõudma ja jällegi keha kaitsevõime on nõrgem. Ja allergia on siis selline immuunsüsteemi valehäire, kus keha reageerib asjadele, millele ta ei peaks reageerima. Näiteks õietolmuallergia on üks levinumaid allergialiike ja kõik, kes seda on enda keha peal nagu täheldanud, need teavad küll, et tegemist on siis immuunsüsteemi niisuguse häirega. Ja täpselt samasugune valehäire või ülereageerimine toimub ka tegelikult autoimmuunhaiguste puhul, kus inimese enda immuunsüsteem ei tunne ära, millised on kahjulikud rakud kehas ja millised on kasulikud ja immuunsüsteem hakkab ründama organismi enda terveid rakke ja selle kohta ka meditsiinisüsteem ütleb, et seal võib olla geneetiline päritolu või pärilikkus ja võib olla ka hormonaalse tasakaalu nagu probleemide tõttu tekib see autoimmuunreaktsioon ja enamasti siis noh, eks kõik, kes selle all mingil moel võib-olla nagu kannatavad või kõik, kellel on kokkupuudet olnud autoimmuunhaigustega, on siis omadel sellistel meetoditel saanud selle kontrolli alla, nii et ühelt poolt ta on siis selline keha kahjustav protsess, aga teiselt poolt kontrolli all hoitav, kui ta muidugi jälle ei võta võimust niimoodi, et enam sellist loomulikul teel kontrolli all hoidmist olla ei saa. Nii et need siis meie immuunsust nõrgetavad tegurid ja kui me vaatame oma elustiili, siis tegelikult ähm, äh, saame siis analüüsida oma elu, kui palju meie elus selliseid tegureid olemas on ja kuidas me nendega siis ikkagi tegeleda saame, et neid ohjes hoida. Nii, kuidas aru saada, et immuunkaitse on nõrk? No siin need tegurid, suurenenud väsimus, hajameelsus, ärrituvus, närvilisus, naha ja limaskestade halb seisund, häired seedetrakti töös ja krooniliste haiguste ägenemine ja sagedane haigestumine, need kõik on tegelikult nii üldised sellised eh, kehva enesetunde tunnused, aga need kõik võivad olla alguse saanud lihtsalt sellest, et keha õigel hetkel ei suutnud nende haigustekitajatega nagu toime tulla. Ja tegelikult, kui meie immuunsüsteem on ikkagi tugev, siis lihtsalt need seisundid ei võta meie organismides võimust ja noh, minu meelest on see suhteliselt lihtne mõista, et hoia oma keha heas toonuses oma elustiili kaudu ja lihtsalt need seisundid ei saa siis võimule meie kehades. Ja siis, kuidas me saame siis seda kaitsemehhanismi tööle rakendada? Magame tervislikult, oleme füüsiliselt aktiivsed, loobume igasugustest kahjulikest harjumustest, vaatame oma menüüd korralikult, sööme tasakaalustatud toitu, toetume toidulisanditele ja hoiame oma kroonilised haigused kontrolli all. Tegelikult väga-väga lihtne ja elustiiliga kõik reguleeritavad, kui meil muidugi ei ole nagu vaja rinda pista mingite karmimate terviseprobleemidega, et siis
sellise elu elamine igapäevaselt lihtsalt garanteerib meile parema enesetunde ja ma arvan, et piisava usu korral ka krooniliste haiguste nagu seisundi paranemise, mitte siis lõplikult, küll aga oma enesetunde lihtsalt sellise parema tundmise. Ja kogu see sissejuhatav jutt immuunsüsteemi kohta viib meid siis selleni, et Coral Clubil on välja pakkuda väga hea kompleksne eh, programm immuunsüsteemi tugevdamiseks ja selle nimi on siis IPAC ja kõige üldisemalt see tugevdab organismi kaitsevõimet, aktiveerib immuunsust ja edendab vajadusel kudede taastumist. Ja millest see siis koosneb? Nii, pilt on siis näha siin paremal pool, IPAC, komplekslahendus. Nagu ikka enamjagu Coral Clubi programmidest on ka see 30-päevane. Siin sees on 5 toodet ja vaatame siis, missugused tooted täpselt meie immuunsuse toetamiseks ja tugevdamiseks siia karpi on pandud. Nii, siin on veel pilt näha, siis on siis C-vitamiin, D-vitamiin, sipelgapuukoor seleeniga, haimaksaõli ja meie lipulaev korallmain ehk siis koralliliiv. C-vitamiin on siis sellesse komplekti on pandud patenteeritud vormis ehk siis selles Pureway C vormis ja see on siis biosaadava C-vitamiini allikas, mis on täiendatud erinevate bioflavonoidide ja rasvhapetega, et suurendada biosaadavust. Biosaadava toidulisandi imenduvus on oluliselt parem ja siin on öeldud ka, et tõesti 233% paremini ja selle tõhusus on kliiniliselt tõestatud. Ja veel aitab siis C-vitamiin organismil paremini toimida läbi täiendava kollageeni moodustamise, läbi oksüdatiivse stressi vähendamise ja läbi kurnatuse vähendamise. Nii et me võime küll süüa korralikult köögivilju mm, ja puuvilju ja marju, aga pidada silmas siis või tähendab, pidada ikka silma peal, kas me saame piisaval määral C-vitamiini sealt kõik kätte ja kui ei saa, siis toidulisand C-vitamiini näol ei ole kunagi ülearune. Siis D-vitamiin. D-vitamiin, kõigepealt ta tugevdab immuunsust, toetab luude ja hammaste tervist ja toetab normaalset lihase talitlust. Ja kõige sellega koos siis ta aktiveerib olemasolevaid immuunrakke, siis see takistab T-rakkude ülereageerimist ja aitab vältida liigset põletikku. Ja see T-rakkude ülereageerimine võibki siis toimuda just nimelt näiteks selle autoimmuunhaiguse puhul, millest ma enne ka põgusalt rääkisin, et see on siis see, kus keha enda rakud lihtsalt reageerivad üle ja hakkavad hävitama kõike, mis neile tee peale satub. Nii et jällegi siit ei tohi mitte mingil muul välja lugeda, et D-vitamiin ravib autoimmuunhaigusi, küll aga ta aitab siis T-rakkudel ülereageerimist vähendada. Siis sipelgapuukoor seleeniga. Sipelgapuukoor on minul alati kodus eraldi purgina ja teda tegelikult on Coral Clubil 3 sorti, aga mina olen enda kodus hoidnud seleeniga vormi just ja niipea kui vähegi hakkab tekkima külmetushaiguste nähud, siis see sipelgapuukoor on esimene, mis minu toidulisandite arsenali siis täiendavalt tuleb ja võtan siis päris selliseid keskmisest suuremaid annuseid ja ta toimib alati.
ta on tegelikult looduslik antibiootikum, aga ja selle tõttu nagu siis nendest apteegi antibiootikumidest kindlasti vähem kahjulik, aga tal siiski on oma toime ja ma olen täitsa kindel, et see on alati selle haigusperioodi nagu pikkuse reguleerija, vähemalt minu jaoks, et sellepärast see haigus nii kiiresti üle lähebki, et ma alati seda kasutan. Ja kuidas ta siis toimib? Kõigepealt on ta siis antimikroobne ja põletikku tasakaalustav, oksüdatiivset stressi vähendav ja kui madal seleenitase põhjustab suuremat vastuvõtlikkust viirushaigustele, siis seleen siinhulgas toetab just immuunrakkude aktiivsust ja täpselt sellepärast ma seda seleeniga vormi alati kasutan. Ja seleen on ka tegelikult vajalik kilpnäärmetööks ja vanemaealistel eriti vajalik ja sellepärast siis jällegi see täiendav seleeni olemasolu siin sipelgapuukoores on kasulik. Küll aga tuleb silmas pidada, et mitte kumbagi, ei seda sipelgapuukoort ega ka seleeni ei tohi üle annustada, et võtan nüüd hästi palju ja see mõjub nagu veel paremini, kindlasti mitte. Et nii nagu ravimite puhul tuleb ka toidulisandite puhul kindlasti jälgida ka neid soovituslikke koguseid ja nende järgi teha, et olenemata sellest, et toimeainete kogus toidulisandis on väiksem, siis ka üleannustamine mõjub siin tegelikult kehale kahjulikult. Nii, ja veel siis viimane kasulik tegur on kahekordne oksüdatiivne kaitse, kui me võtame siis sipelgapuukoort mingisuguse lisandiga ehk siis antud juhul seleeniga. Siis haimaksaõli on, sisaldab väärtuslikke aineid, alküülglütseroole ja kasutatakse siin toodud Jaapani, Skandinaavia, Hispaania ranniku elanike poolt haigusjärgse taastamise korral naha tervendamiseks ja keha üldise seisundi tugevdamiseks. Ja tegelikult needsamad alküülglütseroolid aktiveerivad ka immuunrakke ja skvaleen on siis selline antioksüdant, mis toetab antikehade teket, aga lisaks siis veel aeglustab varajast vananemist. Nii et mina arvan, et tal on immuunsüsteemi kvaliteedi tagamisel täiesti oma tähtis koht. Ja loomulikult siis meie koralliliiv, mis koosneb kõigile teada juba paljudest erinevatest mineraalidest ja kui nüüd koralliliiv otse võib-olla liiv kui selline või korallipuru kui selline ei oma sellist määravat tähtsust immuunsüsteemi poole, siis tegelikult kõik need mineraalid, mis temas sisalduvad, on kindlasti immuunsüsteemi toimimises olulise tähtsusega. Ja kui me tegelikult seda koralliliiva võtame ju vee kaudu, et me joome korralikult päevas vett ja saame sealtkaudu kõik need vajalikud mineraalid, siis see ongi selline kahekordne toime kehale, me saame korralikult vee ja saame ka need mineraalid, nii et see vesi, korallivesi käib iga programmi juurde sellise must be koostise osana ja see lihtsalt aitab meie kehal paremini ennast tunda. Nii, ja iPack on siis üks Coral Clubi sellisest tervislikust programmist, aga tegelikult on neid palju ja erinevaid, kõik suunatud keha erinevate seisundite toetamisele või ka siis teinekord probleemide likvideerimisele.
ja ma arvan, et selle talvise perioodi jooksul saab need kõik jälle enam-vähem läbi käidud või saab ka siis ise meelde tuletada, kui järelvaatamisi eelmistest hooaegadest kasutada. Ja kõiki Coral Clubi programme iseloomustab siis komponentide terviklik toimimine. Need on hoolikalt valitud, omavahel väga sobivad ja suunatud just nimelt selle ühe eh, kehalise seisundi reguleerimisele. Siis alati on kindel manustamise skeem, mis on alati brošüüriga juurde lisatud. Ei nõua mitte mingisugust erinevat eluviisi või mingisuguseid selliseid, noh, eriseisundeid, et neid toidulisandeid võtta ja on osa siis Coral Clubi sellisest terviklikust lähenemisest tervisele. Nii et kui minu Coral Clubi staaž on praegu natuke üle 2 aasta, siis ma selle 2 aasta jooksul olen küll aru saanud, kui läbimõeldud ja kui terviklik ja kui selline kvaliteetne lähenemine on läbi kõikide, kas üksiktoidulisandite või programmide inimeste tervisele ja need, kes neid programme ikkagi kasutavad, need lihtsalt paranevad, tunnevad ennast hästi ja elavad tõeliselt sellist rikkalikku ja head elu. Ja iPack, kui see on ostetud ja ära tarvitatud 30 päevaga, siis on immuunkaitse meie kehas igati aktiveeritud ja me saame kindlad olla, et me peame vastu vähemalt kergematele viiruste rünnakutele või ka siis tugeva immuunsüsteemi korral lihtsalt põeme lihtsamalt läbi ja ei tule siis neid tüsistusi ja pikaajalisi põdemisi. Ja nii nagu ikka, on siis ka sellel programmil 2 hinda. Üks on siis 107,50, kui sul ei ole kliendikontot ja ostad nagu tavatarbijana ja teine on siis 86 eurot, kui sul on konto ja ostad klubihinnaga. Ja kindlasti aeg-ajalt tuleb see ka sooduspakkumisse, nii et tasub jälgida Coral Clubi kampaaniaid ja siis vastavalt sellele siis saab ka natukene oma eelarvet reguleerida soodushindade suunas, nii et neid tasub alati jälgida ja alati siis kampaaniate ajal omale neid tooteid soetada. Ja ongi siis tänaseks esitlus läbi. Kas kellelgi tekkis mingisuguseid kommentaare või küsimusi? Keegi ei taha midagi öelda? Ma panen siis jagamise kinni või salvestamise panen kinni. Nii, läks kinni ja kas ka salvestamisväliselt keegi ei taha midagi öelda või küsida? Olen Eve, tahtsin väga tänada väga informatiivse, aga tahtsin sellist asja küsida, et mul 2 lapsel on nii, kui hakkab selline niiskem periood, siis on hommikuti on nagu sellist nohu. Päeva peale nad ütlevad, nad praktiliselt ei nuuskagi, õhtul ka vahetevahel, aga just hommikutel, et kas see on, võibki olla, et nagu niiskuse allergia või? Öö, ma siin praegu vist mingit sellist iseenda kogemustele tuginevat vastust ei oska öelda. Küll aga, kui ma seda materjali ette valmistasin, siis ma lugesin, et inimeste organismid toimivad ikka väga individuaalselt ja sellisel omal moel, kui nii võib öelda. Ja need eripärad lihtsalt ongi teinekord nii inimeste kesksed, et noh, neid lihtsalt ei analüüsita sellistes ülevaadetes. Nii et mina nagu vaataksin sellele olukorrale niimoodi, et tegelikult on nagu immuunsüsteem siiski tugev, et see nohu ei jää püsima, vaid annab märku ainult hommikuti. Aga kui kaua, mitu päeva see kestab üleüldse, et hommikuti on nohu ja päeval ei ole?
Tegelikult terve selle niiskeperioodi. Nii kui Aa, hakkavad see rõsked ilmad peale, siis tulebki. Ja kui on päiksepaistelised ilusad ilmad, pole mitte midagi. Aga just see, nii kui jah, selline niiske või rõske selline. No mhm. nagu sügis ja nagu me Eesti ilmad on. Jaa, siis ta võib küll olla see, et tal lihtsalt ongi natukene selline teistmoodi reaktsioon niiskusele, mille võib-olla noh, ta võib-olla ei ole klassikaline allergia, aga ta natuke liigitub selle alla, et keha reageerib niiskusele siis natukene teistmoodi. Aga huvitav on jah see, et kui see niiskus püsib tegelikult ju päeva jooksul ka, siis nohu ikkagi õhtul ei aktiveeru enam. Ähm, ei ole. Jah. Jah, et ongi huvitav, et hommikuti Mhm, vahetevahel aevastavad, nuuskavad ära, päeva mhm, peal ei ole, et see on hästi omapärane, ma ei tea, mhm, miks see nii on. Ja see on tegelikult, ütleme nii ongi, et sügisest kuni siis noh, ütleme nii, need ilusamad ja kuivemad ilmad tulevad sinnamaani. Et mhm. nagu meil allergoloog ütles, et no võib-olla tõesti on omapära ja et ongi rõskuse suhtes lihtsalt Jaa. Just, äkki ongi keha omapära lihtsalt. Aga kui vanad lapsed on? 17 ja 21. Ahah, ikkagi juba täitsa täiskasvanud. Kuidas muidu see vitamiinide võtmine on ja see on ilusti kontrolli all ja võetakse? Ja D-vitamiin on igapäevane, lausa Mhm. isegi suvel. C-vitamiini küll võtame siis, kui näeme, et hakkab haigeks jääma. Ahah. Mul on üks, mis on selline, no ma ise tegelen ka ühe firmaga, on Mhm. nisugliidega nagu sisaldab looduslik selline Mhm. C-vitamiin ja siis on selline multivitamiinid, Mhm. noorukitele on neil peal ja oomegan ka Mhm. nagu 4 asja. No kui üldiselt ikkagi tuntakse ennast hästi ja ainukene selline noh, puudus ongi või haiguslik seisund on see hommikune nohu, siis ma arvan, et see näitab ikkagi tugevasti immuunsüsteemist nagu märku annab. Ja et lihtsalt tuleb võtta, nagu allergoloog ütles jah, et väikse eripärana. Ja võib-olla läheb ta ka tegelikult vanuse kasvades ikkagi üle. Et näiteks pojal mul on, ta on praegu 10, 4 diagnoositi tal ülitugev kaseallergia Ahah. ja ütleme nii, et kui nüüd praegult mõelda, et on 10, siis tegelikult no mul suve jooksul läks Sürtexi tilkasid tal vaja, aga kordades vähem ja Mhm. algul tal oli isegi nii, et kui see avastati, siis tegelikult meie perearst arvas, et tal on angiin, sest tal kadus hääl ka ära. Mhm. Aga läksime perearstile, perearst ütles, et ei, angiini ei ole ja saatis allergoloogi juurde ja noh, kui testid tegi, siis tõesti tuli välja, et ülitugev kaseallergia. Mhm. 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 Ja. Jah, no nii on tõesti. Kas keegi veel tahab küsida või arutada midagi? Ühte asja ma tahtsin tänada, mis minu poja on väga aidanud seedimise puhul, on papaia. No see on imeline. Toetan, 100-ga toetan. Ja ennem tal olid probleemid, et ta ei tahtnud tualetti minna, sest number 2 oli nii raske teha. Jah. Aga, aga nüüd läheb hea meelel ja ütleb, et emme, see on väga hea, kuigi algul see uuem variant ütles, et mis maitse see on, ma ütlesin ananass, aga sa tead, et ma ananassi ei söö, Mm. aga ta leppis sellega, et ikka võtab seda. Nii et Mina väga-väga kiidan. üritan alati kuskilt osta päris seda viljana papaiat, aga Eesti kaubanduses enamasti on ta natukene toorevõitu ja siis ta ei ole hea. Ja siis alati jah, saab ka muid papaia asju kasutada. Aga tõesti toimib väga hästi. Korral Grubil üldse on väga head tooted, ma ütlen ausalt, et Just, just. Ma olen ka selle 2,5 aasta jooksul aru saanud sellest, et ei taha nagu asendada ega välja vahetada millegi vastu. seda küll. Jah, nad on oma hinda väärt lihtsalt. Jah, ütleme nii, et ma täna ka oma perele ütlesin, kui pole tervist,
mis meil siis üle jääb? just, jah. Jah, et tegelikult tervisest ja enesetundest hakkab väga palju, aga see on tõesti õige, et oma võimaluste piires liikuda iga päev. Mhm. Jah, et mul endal on alaselja kõverus sünnist saadik ja tuntud neurokirurg Rein Viilu ütles kunagi, et Eve, sa peadki liikuma jõukohaselt, tee oma asju, aga iga päev liigu, et kui valudega jääd voodisse pikali, siis tegelikult sa noh, see enda, ütleme nii, organismile teeme tegelikult karuteene. Ka õige, väga õige, jah. Jah, aga igaüks muidugi omas tempos. Valt Just, oma tunnetusele. Just. Aga väga tore loeng, suur aitäh ja kui keegi ei taha enam küsida, siis aitäh, kes tulid ja loodame, et saite uusi huvitavaid asju teada ja eriti motivatsiooni siis oma immuunsüsteemi eest hoolt kanda. Nii et aitäh teile ja uute kohtumisteni.